lapsest saati, kui paljudele meist siit on öeldud sellist riigi propagandat, et rosinad on kuivatatud viinamarjad. Ja täpselt nii, aus tunnistad üles vähemalt, ma kuulen, mis teised oma peas ütlevad. Rosinad ongi kuivatatud viinamarjad. On ju? Rosinad ongi kuivatatud viinamarjad. On ju? Ei ole, on ju? Rosinad on ju kuivatatud viinamarjad. On ikka või? Olete kunagi vaadanud rosinat või? Olete kunagi näinud viinamarja? On neil kahel asjal midagi sarnast või? Olete kunagi lugenud rosinapaki pealt, mis on rosina koostisosad? 100% rosinad. Olete vaadanud kunagi kuivatatud banaanipakki, mis seal sees on? 100% kuivatatud banaanid, võib-olla on paar protsenti suhkrut ka. Kuivatatud õunte sees, kujutage ette, 100% kuivatatud õunad. Tahate veel näiteid või? Aga huvitav, teen rosinapaki tagakülje oma silmadele nähtavaks ja 100% sultana rosinad. Seal ei ole fucking 1% viinamarja ka sees. Saate aru või? Kas olete tähele pannud seda, et rosinale pandi nimeks rosin, et juhtida tähelepanu sellele, et tegemist ei ole viinamarja. Ja viinamarjale pandi nimeks, oota, ma pean meelde tuletama, õige hea viinamari, et juhtida tähelepanu sellele, et tegemist ei ole rosinaga. Rosin on kuivatatud viinamari samamoodi nagu jalgratas on kuivatatud rong. Ma ei tulnud lavale, ma ei olnud teile, ma olen kuivatatud Uku Suviste. Ei. Ma olen täiesti oma inimene, oma mõtetega. Pole ime, et Eesti rahvas 800 aastat orjad oli. Kui lihtsalt iga imbetsilli jutt, mis meile räägitakse, me kuulame ja räägime lastele edasi ka. Rosin on kuivatatud viinamarjad, piir on siin ja eurohind ei tõsta.